tere hommikust. Teate, kui lahe värk. Hakkasin videot tegema, kõigepealt mõtlen alati, mida ma täna räägin. Sest aitäh kõigile teile, kes on öelnud, et tunnevad puudust hommiku videotest. Ja tuleb vahepeal aeg-ajalt seda, et no mis ma ikka räägin, et te kõik teate juba seda. Ja siis aitäh teile ka, kes on öelnud, et ei pea alati rääkima numeroloogiast. Ma olen selle sees, no ütleme päriselt 110%, mida rohkem ma siin olen, seda rohkem ma näen. Ja vahest ongi see selline veitsa isegi magusalt ebamugav, sellepärast et näen väga palju ja iseendas ka loomulikult. Ja, aga nii ma vaatan, et mul päris meelest ära ei lähe mis teemal ja ma naeran sellepärast, et no kes YouTube'i maailmas on siis nüüd natuke ringi hüljunud, kes ise siis teevad YouTube'i, siis on see, et olen siin paljudega rääkinud ka, et hakkad nagu justkui juba valmistuma ja paned kõik telefoni siin valmis ja siis unustad panna video peale ja siis teed pildi endast. Mul käis praegu see värk. Siis vaatasin, kurja, ma olen nii tõsine, ma teen ikka parema pildi. Tegin endal ikka uue pildi tegin, kus ma ikka naeratan ka. Nii hea combination on täna must ja roosa. Nüüd, kui ma siin maal elan, siis ongi nii harv juhus, kui ma seda peale panen, siis panen selle jaoks, et mul tegelikult roosa väga meeldib. Ja see annab energit. See on meil kõigil vaja. Nii siis, millest täna räägin? Kõigepealt sellest, vaatame, mis siit tuleb. Mõtteid on palju, täna kuidagi ärkasin varem kui tavaliselt ja mõtlesin palju ja kõik need mõtted on nüüd kuskil avaruses. Kuidas sul hommikud algavad? Kas ka mõtled? Ma tavaliselt ei näpi telefoni ega ei näpi üldse mitte midagi, lihtsalt olen ja mõtisklen. Ja siis tahan ennast selles suhtes nagu kuulata, kas see, mis ma mõtlen, on kuld või muld. Mõlemad on head. Ja et selles suhtes, et selline nagu rahulik mõtlemine. Selline intuitsiooni, sellised eksprompt tegemised, need mul tulevad tavaliselt päeval, sellised väiksed signaalid. Et seda võiks teha või nii edasi. Et nüüd, kui ma siin, see üks mõte siis, mida tahtsin jagada teiega, on see, et ma ju teen analüüse iga päev, iga jumala päev. Isegi nädalavahetusel, kui ma mõtlen elukaaslase, et meil on vaba, et mul on vaba, sest tema ei tee sellist aktiivset tööd, temal on siin omad toimetused, mis ta teeb, siis on see lugu ikka, et kui ma ärkan hommiku vara, siis ma ikka kellegi ära teen. Midagi ma ikka teen. Ja see, mis ma tähele olen pannud, et videovestlustes tuleb väga paljudes see asi välja ridade vahelt. Teie, kes te olete osalenud, siis te saate aru, ma vahepeal jagan teile seda ruutu, räägin teile sealt, mida ma näen, siis ma vahepeal vaatan teid. Ja siis ma hästi palju jälgin ka kehaliigutusi. Nüüd ma sain aru, mille pärast ma pidin. Miks juhus viis mind siis NLP-sse kunagi. Ma käisin seal küll ainult ühe kursuse. Eluolu pärast ei saanud, siis ma need 2 järgmist ära teha. Aga ju siis nii pidi minema, aga Kati Torimi mentorlusprogrammis nüüd kui olla, siis ikka puudutasime jällegi NLP-d, sealt sai natuke lisainformatsiooni. Kusjuures teate, üks üleskutse, ma ükskord küsisin seda ka, aga palun tuletage veel meelde siia kommentaaridesse. Ma hakkasin vaatama ühte mõnusat Soome sarja, kes nüüd on siin Soomes, vaatab, ma vaatan vähe telekat. Teate kui lahe. Nüüd ma hüppan ühest kohast teise, aga kuna ma siin seda Carl Jungi nuusutan ka, need erinevad prototüüpe ja see on hästi palju jällegi avardanud mu silmavaadet. Näed, nüüd ma hüppasin täiega nagu ühest kohast teise. Siis seal oli üks hästi lahe värk, et pane tähele, kuidas ta ütleski, teatas kuidagi huvitavalt. Pane tähele, mis sarju sa endale kas toodad, ma ei mäletagi täpselt, kuna ma kuulan vene keeles, mis sarjus endale kingid äkki või kuidagi niimoodi. Ühesõnaga, et mina, kes ma vaatan üldse nagu telekat üks väga väike protsent ja see on selline minu üks viis. Kui ma tahan lihtsalt olla, siis ma võtan aga teadlikult mingi sarja. Ja need siis keeled, mida ma valdan, on siis vene keel ja soome keel ja eesti keel. Siis eesti kanaleid ma siin ei näe, ei ole tasulisi võtnud, siis ma vaatan, mis siis on seal üle areenast. Ja kuskilt jäi kõlama Soronen, nii vaatan seda Soroneni ja teate, kui kihvt.
mida, noh, kes teab, siis teab, on ju, kommenteerige ka, kas te olete vaadanud. Vot see on selline minu maailm, see Soroneri maailm, ehk siis seesama inimene, kes seal on, ta on politsei, aga ma panin tähele, teate, mis tehnikat ta kasutab? Konstellatsiooni hästi palju. Selles suhtes, et siis, kui on mingi juhtum, muidugi ta tunnetab, tal on tugev intuitsioon. Ma ei tea, mis päeval ja kuul ja aastal ta on sündinud, noh, näitleja muidugi, see on talle see roll antud. Kindlasti on tal 18 või 9 seal. No vot, ja siis ma hakkasin jälgima, mida ta siis teeb. Mul see tehnika tohutult meeldib. Ta seal, jah, teeb siis mingeid kastikesi ja asju, siis ta läheb sinna kasti sisse, ühte kasti tunnetab, siis ta läheb teise kasti. Eks nii, nagu ma olen aru saanud, ma pole ise konstellatsioonis käinud ikkagi. Mul on nii palju nüüd kingitud neid võimalusi, et ma saaks osaleda ja ma kindlasti teen seda kunagi. Et vaata, kui huvitav. No ma olin positiivselt üllatunud. Ja siis ma muidugi jälgisin ka seda, et nii nagu Jung ütles, et kui sa endale mingi sarja võtad, miks sa selle võtad või miks sa selle endale kingid, seda vaatamist, ütleme siis niimoodi. Ma ei oska nagu paremini seda ütelda. Ma ei tule täpselt hea sõnastus meelde. Ja siis, nii, oota, ma mõtlen, mis ma enne tahtsin ütelda. Ja, natuke vilu on, teate. Ja, et see, mis ma olen oma klientidelt tähele pannud, on see, et väga paljud püsivad lapse positsioonil. Ehk siis rõõmuga tahavad saada analüüsi. On see siis videoanalüüs minuga kohtumisel? On see siis kirjalik analüüs? Ja ma ei tea, mida te ootate sealt. Mitte kõik, ma ei räägi kõigist, sellepärast, et hästi paljud on andnud tagasisidet ja kirjutavad ja aitäh teile kõigile selle ees, see on nagu ülim kingitus mulle. Sellepärast, et teate, kui te selle valiku teete, siis olge valmis, et materjali tuleb palju, aga teid on ka palju. Meid kõiki on väga palju. No ütleme siis numeroloogiliselt tegelikult üks see hulk, mis te seal saate, on umbes mingisugune a la 40 numbrit. Ma enam ei mäleta täpselt, sest ma pole neid ammu kokku liitnud, kui palju neid seal tuleb, aga no neid tuleb ikka metsikult palju. Ja sina oledki need numbrid. Vot meeldib või meeldis. Kujuta ise ette, on ju, kui a la mingi 40 numbrit, igal numbril on siis oma pluss ja miinus. See on kõige lihtsam väljend. Ehk siis ütleme siis Jungi keeles varjupooled. Ja iga number sisaldab ka seda oma prototüüpi. No vot, Jungi prototüüpi ma väga hästi nüüd peas ei ole. Ainukene, mis oli, on, kas on see maag, kes, kui sina tead, siis ütle seda. Nüüd mul tuli meelde, mida ma küsida tahtsin teilt. Soronenist läks see lugu. Nii, jah, et siis ma kohe tulen sinna tagasi. Et on maag, minu meelest oli kuningatar või kuningas. Ja siis oli see lapse positsioon ja see, mida ma kõige rohkem näen praegu, on lapse positsiooni, tahab aga ei tee. Siis maage on ka, kui palju. Ehk siis teil on nii suuri võimeid, aga te ei oska neid kasutada või ei luba endal neid kasutada, vaat ütleme niimoodi. Et ja kuningas, kuningatar on see, et natukene sassi ajanud need asjad. Need on need kõike teadjad inimesed. Ja siis need on need, kes tahavad natuke mind paika siin suruda. Siis kui ma hakkasin seda teekonda käima, siis neid oli nõksukene rohkem. Nüüd mul on selline tunne, et äkki ma hammustan vahepeal teravalt, et siis lihtsalt ei tulda. Ja nad on väga tugeva intuitsiooniga inimesed, nad teavad, kuidas minusugust empaati hammustada. Ja vot siis need, kes siin hammustavad, neid on õnneks väga vähe. Nad lihtsalt ei tule siia. Siis nad hammustavad ja siis nad ootavad kohe reaktsiooni. Ja ma olen ennast ikkagi koolitanud, et ma kohe ei reageeri. Et ärge hammustage, see hammustus tuleb teile tagasi. See, mis ma tähele olen pannud, siis on nii vahva olla nagu üks lammas tuhandete lammaste sees. Ma olen ise olnud seal. Vot. Kui ma hakkasin aru saama, mis on minu sellised miinused numeroloogias, mida rohkem ma hakkasin neid miinuseid remontima, seda rohkem ma sain aru, et ma olen täiega lammas lambakarja sees. Ma mägin täpselt samamoodi. Kuigi mul on oma hääl, mul on omad sagedused, kuidas ma mägida saaksin. Ma ei oska seda nagu paremini ütelda.
ma absoluutselt mitte kedagi ei süüdista, vaid lihtsalt peegeldan seda, mis minu elus on olnud. No vot, kes pilvedes pilte saadavad ja teevad, vot tehke screenshot, saate saata. Eile oli mega lahe. Ma istusin peale sauna tükk aega siin, mõtlesin, teen pildi. No jäi tegemata, telefoni polnud kaasas. Siit koduni minna rannasaunast on ikka päris hea tee. Ja pilved liiguvad kogu aeg. Seal oli üks hästi huvitav, kes on vaadanud Manifesti, sellist filmi, jälle nagu maagiline, täiega nagu minule loodud. Karin selle kunagi saatis mulle selle vihje, et vot seda kannatab vaadata kõik. See oli nii huvitav. See oli lennuõnnetuse peale, mis seal oligi, sattusid kuhugi ja kes on vaadanud Manifesti, vaadake. Või kes ei ole vaadanud. Ja võid kirjutada ka, et ei ole vaadanud. Võt. Siis pilvedest tuligi sealt lennuki nina tuli välja ja siis oli sama tal kõrval oli selline üks suur dinosaurus. Ja nii nagu siin appikene, ma mõtlen ta nime, podcasti tegime alles hiljuti. Okei, anna andeks, Anneli vist oli su nimi. Mul on nimede peale nii nagu on, et siis tema tegi ühe sellise mõnusa pildi pilvedest ja see läks hästi kiiresti levima ja väga kihvt. Kui palju sina pilvi vaatad? Kui palju sina keskendud iseendasse? Rossi ka keskendub, otsib oma kohta praegu. Vot, lähme sinna asja juurde, mis ma tahtsin veel küsida. Ma ühes videos küsisin, aga sellest on juba hulk aega tagasi. Vanas metsas olin siis, mäletate, või see oli see tollaegne minu elukoht. Siis vot Soronen, see sari, mida ma nüüd vaatasin, siis sellega seoses tuli meelde, et kurjam tahaks ikkagi leida nüüd see sama sarja üles, mäletate siis. Ma hakkan natuke seletama ja ma tean, et osad teist saatsid selle sarja pealkirja mulle. Ma väga loodan, et sa oled siin, kes sa saatsid tol korral ka selle lingi ja see on selline, see on ka kriminaalsari või politseisari. Ja teate, ma sain aru, miks mulle sellised asjad meeldivad. Mulle ei meeldi see vägivald seal taga, sest on olukordi, kus ma vaatan niimoodi vaatan telekat. Või siis ma lähen lihtsalt kuhugi teise tuppa ja küsin, kas see koht on möödas. Ma tean küll, miks see nii on, sellepärast, et mul on eelmistest eludest on seal kolmnurgas 13 ja see viitab enesetapule ja vägivallale. Ja on mul veel üks number, kus ma olen ise väga vägivaldne olnud. Ja selles elus ma ei kannata absoluutselt vägivalda, ei vaimset, ei füüsilist. Nii nagu ma olen rääkinud karjumise peale ka. Ja kõige muu peale vaadake siis eelmise videoid. Ja nii on. Nii, siis sari on ise selline kriminaalsari. Ja minu meelest on siis selline üks punt inimesi, keda kutsutakse siis, vaata kuidas need politseid uurivad inimesi, eks ju, seal kuskil toas. Ja siis see inimene, siis, kes lihtsalt vaatab näomiimikat, kuidas näiteks mingi pisikene liigutus nina juures käib ja siis kulm natukene liigub, nii edasi. Võt, mis see sari on? See on ingliskeelne sari. Ma mäletan, subtiitrid jooksid all igastahes. Ma ei mäleta, kus ma seda vaatasin, aga võib-olla sa nüüd said aru, mida ma mõtlen. Aga seal olid ikka erilised mõrvarid. Sellised, kes tuima näoga ei tunnistanud neid asju üles, mida nad tegid. Ja võt, eile tuli mul ühe kliendiga, tuli jutuks. Ma mõtlengi, millest me rääkisime, aga ma ütlesin, et inimesed ei tule siia tavaliselt. Nartsissismist oli meil juttu. Ja, et kellel siis nartsissismi võiks olla? Nüüd mul tuleb meelde. Ma ei maini su nime, kui sa nüüd juhuslikult. Ma tean, et sa kuulad mu videoid ja kõiki muid asju. Aitäh sulle. Eile oli imearmas vestlus meil ja tuli nartsissismist ja siis ma ütlesingi, et tead, need inimesed ei tule siia. Nad ehk alguses võib-olla luusisid, ma tean, et siin on neid inimesi, kes jälgivad seda mu kanalit. Aga no kes ikka tahab ütelda, et on nartsissist? Ja üldse, et saaks aru, mis asi on nartsissism üldse? Mina ütlen, see on füüsiline või vaimne vägivald teiste kallal ja oma ego tõstmine teiste arvelt. Neid selles suhtes ikkagi leidub, aga nii nagu ma ütlesin ka, et meis kõigis on seda. Lihtsalt mina ütleksin numeroloogina see, et kui palju sa julged tõele näkku vaadata need sinu miinused, mis sul sees on. Mul on tegelikult üks hästi hea video teile tulemas. Natuke mõtlen, see on veitsa sapiline, aga noh, ma ei tea, tulistame ka vahepeal. Ei saa kogu aeg head juttu ka rääkida, sest tegelikult elus on ka kurjust väga palju.
ja üks kõige jubedam kurjus on ikkagi see, kui me tahame kõik lambad lambakarjas mäegida ühtemoodi. Minu meelest on kõige suurem kuritegu iseendale. Mitte olla see, kes sa tahad olla. Ja oota, ma nüüd mõtlen, miks ma seda jällegi räägin. Nii, lähme siis tagasi nartsissismi numbritest. Ja, nartsissismi võib olla kõigis, kui on inimene miinuses. Aga kõige rohkem ma ütleksin niimoodi, temaga tuligi eile jutuks niimoodi, et no kellel siis seda on? No, siis ma ütleksin niimoodi, on need, kelle edukuse koodis on kõige rohkem näiteks domineerivad sellised numbrid nagu 1, 4, 8 ja siis võivad sellised ka olla, kellel on 2 palju. Kahed on hästi empaatilised inimesed, aga nendel on oma kasupüüdlikkus ja väga tugevad manipuleerijad. Ja siis teate, meeldib või ei meeldi, kellel on 9 ka palju. Neid ka. Ja siis tegelikult kõikides numbrites on seda kurja. Ma ei saa välja noppida, et kes on nagu paha ja kes mitte. Selles suhtes on valiku küsimus, seepärast et eile selle kliendiga tuli ka juttu, tema edukuse koodis oli 4, vist kui ma ei eksi, kas oli 4 palju või. Ja siis, no tal ei ole seda nartsissismi ja noh, tema on ikkagi väga selline, et aga noh, mis tal on, iga miinuspooli tal on palju. Ja meil tuligi eile sellest juttu, et vaadake, seal on sellised asjad, no mis üks kõige tugevamaid miinuseid on, minul kaasa arvatud. Sa tead, mida sa tegema pead, aga sa ei tee. Ja siis tekibki see efekt, vaata, kus me siis kõik nagu lambad karjume ühte mäegimist. Selleks, et teistele meeldida, me jätame selle ära turvalisuse pärast, seepärast, et äkki see ei sobi talle. Noh, selle teisele. Vot. Ja siis nii ongi. Ja nii ongi. Elukaaslane tuli lihtsalt. Tõstis pead rossin täiega ralli peal. No mis. Vot niimoodi. Ma mõtlen, mis ma veel tahtsin rääkida. Äkki vist ei tahtnudki midagi rääkida. Rääkida on palju. Okei. Teate mis? Räägin veel ühte asja, et kaardid on tulnud siis numbrite keele kaardid. Ja need on siis inglite sõnumid, seal on siis numbrite kohta. Ma ei ole ise veel neid kätte saanud. Ja kuna vahemaa on nii. Aga Maris Rom Fletcher. Ma loodan, et ma ütlesin perekonna nime õigesti. Tema kaudu nüüd sai 5 õnnelikku juba omad kaardid. Täna on tulemas meil külla Rutt Maal, kes siis juba näpib neid. Mina ei ole veel näppida saanud. Ja siis natukene räägime nendest ka. Aga siis tegelikult teeme siis avalikult selle videokohtumise, kus ma siis arutan teda, vaatan, kuidas see läheb. Peangi pärast mingi aeg kella vaatama, et ma teiega pikalt lobisema jääks. Siis ma teen ühe juurde tellimuse sellele partiile ja siis ma annan teile teada, kui need asjad on olemas, siis arvatavasti selleks, et kiiremini kätte saada, siis saab Marise käest neid tellida. Ta lubas rõõmsalt aidata selles osas, aga ma annan teile informatsiooni, et teie, kes te nüüd rõõmsalt järjekorda siin ennast panete, mitte keegi ilma ei jää. Praegu neid pakke on täpselt kuni vist 48 ja nad on Soomes mind ootamas ühes kohas. Ja me kohtume nende kaartidega, kui ma ei eksi, kas 15. päeval või kui mitte siis 16. Vot, nii ongi. Ja siis ma tulen sinna Eestisse Ida-Virumaale. Olen seal 16 kuni, kaua ma olen 20. Vot, kes satub seal 15. hommikusel Viking Line'ile, siis võib kogemata mind näha. Ja siis, kes 20. liigub Tallinnast Helsingi poole, siis ma ei mäleta, mis kell see laev läks, 2 äkki või? Võib ka kogemata mind näha, nii et tule võtta nööpist kinni. Räägime paar rida juttu. Räägime keskusse. Seal läheb, kuule siis, ma rääkisin teile, kuidas reisil olles, mitte nüüd, kui me käisime, aga ma ei mäleta, talvel käisime jah reisil ja siis ma tavaliselt ei räägi kellelegi, mida ma teen, ma olen lihtsalt tavaline turist. Ja siis lennukis sõitsime tagasi, siis need 2 soomlast, 2 naist ja siis saatsime kõrvuti, meil oli terve reis niimoodi muhedalt koos, saatsime ühtede samadesse kohtadesse ja hotellis olime ka koos ja oli kuidagi nii lahe, kõik see 6 tundi.
ma lammutasin neid analüüse ja värke seal ja siis oli saate aru, ma mõtlesin, mul pole mitte kunagi nii kiiresti lennureis läinud. See lihtsalt oli, see oli nii mega lahe. Ja siis nad ütlesid ka, et miks sa seal reisile rääkinud, jumal, me oleks nii palju võinud ju rääkida. See võt, ja siis nii pidi minema. Et ega ma kogu aeg ka ei jõua rääkida, aga mulle meeldib see numbrite maailm. Kõige rohkem mulle meeldib see, mida ma olen teile siis ka siin rääkinud, teie paljud, kes te olete osalenud vestlusõhtutel, kes te olete koolitustel osalenud ja kes on siis YouTube'is klubi liikmelisuses seal number 2. Sealt saab alati välja tulla. Te ei ole sinna naelutatud ja korrutan siin ka veel kord, et mina ei reguleeri seda liitumist, seda peab tegema YouTube'i kaudu ja sealt välja tulek on siis samamoodi. Mina ise ostan ka ühe numeroloogi seda tasulisemat paketti ja ma tean ka, et ma saan iga kell sealt välja tulla, kui ma enam seda ei taha. Et siis seal on olemas sellised lahedad kursused. Ma ei oska neid muud moodi nimetada kui kursusteks. On edukuse kood ja mida ma ütlen teile kõigile, palun, võtke seda tõsiselt. Õppige need selgeks. Ja teie, kes te inimestega tegelete, võtke see endale näiteks töövahendiks. Pange see teenusele juurde. Või lihtsalt kasuta seda enne kliendiga töö tegemist. Sa saad nii hästi inimesest aru. Ja teisalt teie siis, kes te otsite siin praegu, mõtlete, et te kuidagi, ma teile tuli selle kliendiga ka jutuks, tahab elus teha muutusi. Et see töökoht, kus tal on, nagu justkui midagi on puudu ja ta on just sellises vanuses, ma täpselt vanust ei taha siis ütelda, aga ütleme 40-50 sinna vahele jääb täpselt. Ja hingemissioon on aktiviseerunud. No võt, eile siis käisime läbi tema seda hingemissiooni ka. Ma ei tea, kui palju see tuul läbi tuleb siit. Vaatame, kas nüüd läks paremaks. Käisime hingemissiooni ka läbi ja siis ma ütlesingi, et sul on see aktiviseerunud täiega. Et siin on niimoodi päiksepoiss. Külm on ikkagi. Oho, Lussi teeb väga õigesse kohta oma number 2 häda. Väga õigesti kohta. Põllu peale. No bueno. Vabandust, et ma seda teile nüüd räägin, aga mul on seda hea teada. Väga tubli tüdruk. Jalad on nüüd mullased. Mis on ka tore, see tähendab seda, et me võtame veel lisajalutuskäigu. Nii. Ja siis seda oli vaja rääkida. Oi kui tubli. Ma pean pai tegema. Lussi on nii tubli. Siin ta läheb õnnelikult tehtud. Võt, ja siis seda, et teate, kõige huvitavam ongi, teil hakkab selline mingi, nii nagu ma ütlesin, et on olemas 300 vahet, kas 3 vahet, vaheks ei öelda seda, 3 kriisimomenti elus, isegi kriisimomenti ei kõla hästi, aga noh, okei, küll te aru saate. Üks on siis see 25, teine 35 ja kolmas on seal 40-45, no ütleme 45, aga siis 2-3 aastat ette või taha kuidagi niimoodi, te tajute seda väga hästi. Ja võt, siis 45 vahemikus, ehk siis 2-3 aastat ette või taha, enne või pärast, siis aktiviseerub see hingemissioon. Ja siis lähebki actioniks, siis alles elu hakkab. Võt teie, kes te olete seal 45 pluss, kommenteerige, kõigile 50 pluss. Ma tõstan vaikselt samal ajal lilli siis ülesse siia. Lillepoiss. Et kommenteerige seda, et kuidas teil läheb. Mis teie oma elus muutusi olete teinud? Sellepärast, et minu elu muutus küll kardinaalselt. Koristusfirma naisena, ma arvasin, et ma suren ära seal luua otsas, ütleme niimoodi. Tuli hoopis numeroloog. Võt. Ja ma tean, et väga paljud ärimehed, ärinaised on vahetanud täiega, teine pott, täiega endal ametit. Ja siis väga paljudel on umbes suu lahti, et mis juhtus, vaata. Enne olid nii normaalne. Tunnete seda tunnet, on ju? Enne olid nii normaalne, nüüd hakkasid numeroloogiks. Lollad peast või?
no ju siis olen loll sinu arvates, mis sa teed. Ja siis tekibki see periood, kus sina lähed sinna vaimsusesse, eriti kui sinu hingemissioon on seal selline huvitavalt õpetav, õpetaja, toetaja. Eriti kui hingemissioonis tuleb välja see, et sinu raha, sinu teenistus ei tule füüsilisest töö tegemisest. Issand, tuulepese. Vot siis sina oledki kogu aeg endaga risti riius, kogu aeg on endaga mingid probleemid, tülid, sa ei leia kohta. Mingi aeg tekib sul selline tunne, et sa ei kuulu siia, kus sa praegu oled. Ja vaadake, selle kohta öeldakse ka, et kui lahkuminekuid hakkab toimuma seal 35+, siis see kõik näitabki seda, et see, kus sa enne oled olnud, seda ei sobi sinna. Ja sul ei ole mitte midagi viga, su elukaaslases pole midagi viga, lihtsalt see, et need sagedused muutuvad. Siis tead üks asi veel, näed, kui lopisen teiega niimoodi, et kohe nagu pole maad ega mütsi. Ja ise mõtlesin, et kuidas ma räägin, mida ma räägin, läheb ladusalt. Ikkagi teie olete seal taga ju, aga ma üksi ei ole, onju. Vot, siis mis ma tahtsin rääkida? Kui tahaks iseendaga muutust teha, siis millist külalist ma soovitan, kes mul on siis podcastis käinud. Ja ma tean seda, et mina olin ise ka Eevast hästi võetud. Ma olen siiamaani võetud Eeva Lepikust, kes ei tahaks olla Eeva Lepik, number 2. Aga uskuge mind, Eeva on ka olnud kunagi meiega samas situatsioonis, ta on seda avalikult ka öelnud. Kuulake tema informatsioone erinevatest kohtadest. Ma olen arvatavasti kuulnud kõik tema videod, mis on vähegi YouTube'i avaruses saadaval. Ja ma kolisin sinna Carl Jungi maailma, sest nii nagu Eeva ütles, et tema on sealt, mitte sealt nüüd tulnud, aga selles maailmas kolanud palju ringi. Ja igal ühel on vaata oma, ei pea olema just see, mis siis talle meeldis, sulle meeldib ka. Et võib-olla ei meeldi sinu arusaamine ja sinu numbrid on ju erinevad. Ja kuna minul on edukuse koodis 37, siis mina olen selline elupõline Sherlock Holmes. Ja ma saan väga hästi aru, ma tõin selle ka teile ükskord näiteks, et kui oli selline telkimine, ma mäletan väga hästi, ühesõnaga, kes teist on ka seda teinud. Ma elasin Tudulinnas, elasime korteris. Telke meil ei olnud kodus, aga siis me võtsime, mis need olidki, tekid. Ma ei tea, kas pleede oli tol ajal, aga ma mäletan, tekke võtsime, saime loaemalt ja siis näpitseid hästi palju ja siis panime sinna, ma mäletan, lasteaia aia külge. Tegime sellised telgid või olemise kohad. Hommikul panime, õhtul võtsime ära ja võib-olla magasime ka mingitel perioodidel, ma täpselt enam seda ei mäleta. Aga ma mäletan siis kõik, kes me seal külalapsed olime, siis meil oli niimoodi telk telgi küljes ja siis me käisime nagu naabrid külast teineteisel. Ja siis ma mäletan seda, et üks mu tuttav ütles siis niimoodi, või lapsepõlvest üks selline, kes mäletas, et mina mingi aeg mängisin ja siis ma olin üksinda ja ma lugesin raamatut. Siis ma mõtlesin, et ise, kuidas see võimalik on ja mulle üldse ei meeldinud lugeda, seepärast, et ma kartsin lugeda, siis mulle öeldi, mäletate see kiiruse test, et ma ei oska lugeda piisavalt kiiresti ja mul tekkis täiega mingi out sellega, aga ma olen sellest välja saanud. Ja siis ta ütles, et ma lugesin kogu aeg raamatuid. Ma ütlesin, et ahah, ja väga vahva. Sina ka võib-olla mäletad lapsepõlves mingit asja, mille sa oled ära unustanud. Et ma mäletan seda ütlust. Ma ei mäleta, kust ma seda sain, seda ütlust teada, aga me unustame need asjad ära, mis haiget teevad. Mingid seotud situatsioonid, kui sinu kehale haiget tehakse, siis sinu hing tuleb korraks välja sellest kehast. Võib olla nüüd liiga müstiline, aga mina olen seda mõelnud väga palju, sest miks ma mingisugused asjad oma elust olen ära lõiganud. Mingid mälestused ja mingid asjad on väga hästi meeles. Ja võt, kommenteeri sina ka siia. Kuidas sina seda tunnetad? Eriti just valusatel momentidel. Aga seda ma küll mäletan väga hästi, kuidas matemaatikaõpetaja võttis siit tagant kinni. Teate siit? Näete mu sõrmi, jah? Oota, siit tagant. Nendest lokkidest võttis kinni ja siis oi Kurrimart, meis kõik said seda, mitte ainult mina. Ja ma olin peale tunde matemaatikas ka. Ma ei taha ütelda ta nime, praegu tuli nimi ka meelde. Las ta olla, imearmas naine. Ma vihkasin matemaatikat, eriti just kui pidi minema sinna tundi ja siis ma mõtlesin, et oh my god. Üldse nagu ei laksa ära, mis asi see numbrid, kuidas need kokku lähevad.
noh, ja siis no olid magusad ajad. Neid ma mäletan küll, ma ei tea, miks siis hing ei läinud sealt kehast välja siis sellel hetkel. Väga hästi mäletan ja nii nagu siin, kas oli vestlusõhtu või koolitus, ma ei mäleta. Ei, kui ma rääkisin selles Facebooki laivis, kes on seal Facebooki grupis, mingi kuulake, seal on igasugust juttu muidugi. Pärast mõtlesingi, et kurjam, pidin ma sellest rääkima. Noh, las ma rääkisin siis. Ma olen ikkagi mina. Et numeroloogia sobib eriti hästi neile, kellel matemaatika oli 2. Vist polnudki mingit numbrit matemaatikas, sellepärast et sa ei olnud kõlbulik. No ma arvan, et see sobib sellepärast, et tead, siis sul on nagu sinu vaimsusega ja sinu hingemaailmaga kõik korras. Vaat. See on üks märk ka, et sinu raha ei tule töö tegemisest, füüsilisest töö tegemisest, seepärast, et siis raha tuleb, raha läheb. Ja kui matta oli 2, siis see viitab sellele ka, ma arvan. Ise praegu mõtlesin välja, et sinu sissetulekud liiguvad teiste inimeste aitamisest. Vaat nii, kus see laps on, jookseb. Ma just pean lõpetama, mul on selline tunne. Ehk siis võtan siit niimoodi kokku neid asju. Mul ei tule see meelde, see access conscious. My English is very bad. Mul hakkab inglise keele õpe. Maarja oli vist mu õpetaja nimi. Vaatan, kui me selle ära teeme, siis ma kutsun ta podcasti. Ta natuke on tagasihoidlik. Vaatan, kuidas esimene tund meil läheb. Meil oli vist augustis äkki või? Okei. Et kui tõde, mida sa näed, kas on tõde? Ma ei mäleta, kas oli see lause. Pange siia mingisuguseid neid ütlusi, neid küsimusi. Näiteks see ma mäletan, et kuidas veel paremaks saab minna. Näiteks see on tüüpiline, aga näiteks ma eile sain nii häid küsimusi ja ma hakkan siia päeva sõnumitesse ka neid natukene toppima ja andke ka kommentaaridesse näiteks mingeid häid küsimusi. Ma tean, et väga paljud on teist seal maailmas. Et oleks hea teada, vaata need toetavad ja nad ei anna kohe vastust sulle, aga need lihtsalt tulevad mingi päeva jooksul. Vaata, tuulepesa. Võt niimoodi, aga kuulge, aitäh. Ja siis üks asi ka kindlasti, kes siis seda sarja on vaadanud. Palun kirjuta siia uuesti üles, ehk siis see sari siis koosneb sellest, et kus see, ma ei tea, kas ta on politsei kriminaaluurija, kes ta siis on, aga kes ise ei küsitle inimesega, ta jälgib seal politseinike taga ja vaatab, kuidas inimeste näomiimikad siis liiguvad ja mida ta sealt siis välja loeb. Noh, see üks, ma mõtlen, kuidas see oligi. Kas see niimoodi inimese tuima näoga räägib ja siis tal korraks siit mingi asi nagu liigub ja siis, kui ma ei eksi, kas ta ütles, et ta valetab. Aga see on nagu nii pisikene liigutus. Ja see on tegelikult kõik üks NLP, see on kõik üks teadus tegelikult ja vaata need sarjad. Vaadake ka ja kommenteerige, mis sarja teie valite ja miks te seda valite, mis te arvate. Võt. Nüüd ma olen teiega lobisnud. Vaatame, kas me saame hea aja praegu 33 ja siis ma lõpetan. Vaatame, kas ma saan. 24, 25, 26. Peab ikka nagu kusserdama. Vaatan.